tulemast, head vaatajad. Premium-liiga 33. voor. Hooaeg tüürib vääramatult lõpu poole. Ja Paides oleme otsepildiga jalgpall.ee vahendusel. Siin täna 33. voorus vastamisi Paide linnameeskond ja Pärnu Vaprus. Karl Otmans sõõrde number 17 ja Rocco Mott number 18. Avavile on kohtumisele antud ja ründavad poolikud Jan-Michel Jao ja Dejan Termanovic ja tipus vana karu ise number 99 Tarmo Neemelo. Ja mida Tarmo Neemelo teeb seda, et 40. sekundil viib Paide juhtima, ei jõudnud koosseisegi ette lugeda, ei jõudnud mängu alustadagi ja Pärnu leiab ennast juba kaotusseisust. Kordusest tuleb nüüd vaadata, mis seal salata, aga kommentaatoril endal see värav üle, sellepärast et sellel hetkel, kui värav sündis, oli pilk koosseisu lehe peal, nii et kui Nõmme Kalju alles hiljuti Viljandi tulevikule. 5. koht on parem kui 6. Ja nüüd väga lihtsalt, jällegi väga lihtsalt. Äärele Frolov on tõusnud sinna ja tuleb keskelt ka peale löök ja toob lati alt ära selle. Mehed on üsna arvukalt seal esindatud. Tuleb pall kasti, Kase on vahel ja Merilo toob ära, aga ei too ja Paide laseb viigistada Pärnul. Number 23 on selle värava autor. Reno Mark saab siit värava kirja 1-1 28. minutil ja väga rumal kaitse prohmakas nüüd Paidelt ja Pärnu on sellest šokkväravast välja tulnud. Seis on viigistatud, nii et olukord, kus siis meest Paide väljaku poolel hetkel, kui Paide tuleb kontrasse ja hoiatab keskele Neemelole. Neemelo suurepäraselt mängib tagasi Jaole, aga Kaland on tasemel ja võtab põlve pealt ilusa tõrjega selle palli ära. Kinni Pärnakas, aga tuleb sealt ometigi palliga läbi ja saab Keekua palliga jooksu, on jõudnud trahvikasti ja kui vähe jääb puudu. Ei saa otseselt öelda, et muuta, aga kuskil tuleb juurde panna, sellepärast et ja see juurdepaneku koht võib olla siin, aga ei ole. Palli vanema pikalt teise äärde, Jao saab selle seal kätte, keerutab Pärnu meeste vahel uuesti madal senderduskasti jalatõrjega seal vahel Aland tuleb ja võtab sealt mehi ette ja jääb võitjaks selles olukorras ja jälle on esimeses postis. Kahe mehe võitlust olnud täna igati tore jälgida. Aga Jan uuesti aktsioonis avab Termanovicile ja oli pudistamas siin jalgade vahel. Pärnu üsna näljaselt võitlemas nende pallide pärast siin oma ründe kolmandikus ja ei suuda ära kasutada. Siit teha suur samm selle 3 punkti poole ja Kurassaare edestamise poole Paidelt siit tulemas ja Neemelo number 2. Kui ei löö ise, siis lööb Neemelo. See on jalgpalli tõde Paides ja 87. minutil Paide linnameeskond 2-1 eduseisu haarab ja täiesti jällegi sellisest pooleldi mitte millestki. See värav sündis ja natukene väravesist segadust sinna veel sellesse retsepti otsa ja see kohtumine. Ja mängitakse Jao suurepäraselt löögile ja posti läheb, aga uuesti saab proovida Tarmo Neemelo ja Neemelo löögi tõrjub viimasest olukorrast. Ei saa ja see kohtumine on lõppenud. Paide võtab siit mõnevõrra võib-olla üllatavalt raskeks osutunud 2-1 võidu Pärnu üle, aga võit on võit, 3 punkti on 3 punkti ja Pärnu mehed ei ole rahul täna.